Ta on just tagasi Kasherbrumilt. Ta tegi 6 päevaga 2 tippu, Kasherbrum 1 ja 2, mõlemad, ning mul oli au temaga kohtuda esimeses laagris. See mees tapab end ära. Iga mägironija K2L kuulis sellel ööl 5. veebruaril 2021 baaslaagris raadiot. 42-aastane mees seisab järsul, vertikaalsel jääseinul, mida tuntakse musta püramiidina, 21 000 jala kõrgusel. Ta on lahti kinnitatud ja vaatab alla järsku langusesse Karakorami kuristikku. Tema hapnik on otsas, telgid on ribadeks rebitud ja ta on viimased 30 tundi veetnud kurnatuna. Tema aju on sisuliselt hakanud välja lülituma. Tema doktorikraad taimeteaduses ei tähenda siin midagi. Tema 10 aastat maailma kõige ohtlikumatel tippudel ei tähenda siin midagi. Praegu on ainus asi, mis teda ja 6000 jala kõrgust kukkumist lahutab, üks rida metallist karabiine. Ta peab tegema manöövri, mida ta on 1000 kordi sooritanud. Ja esimest korda elus on ta kohe järjekorras asja ajamas. Kõik K2-l teavad, et see mees sureb. See juhtus järgmisena. Tere tulemast ekstreemsesse maailma. Atanas Skatov ei olnud tavaline mägironija. Esiteks oli ta teadlane, tegutsev uurija, kes avaldas eelretsenseeritud teadustöid. Tal oli doktorikraad taimekaitses Plovdivi põllumajandusülikoolist Bulgaarias ning ta omandas oma doktorikraadi Humboldti ülikoolis Berliinis. Ja ta veetis oma täiskasvanu elu algusaastad kasvuhoone valgekärbeste bioloogilise tõrje uurimisele. Ta polnud kunagi varem mägedes käinud, kuni 2010 aasta suveni ta läbis 400 miili pikkuse matkaraja läbi Bulgaaria mägede. Keegi ei suuda täielikult seletada, mis temaga sellel rajal juhtus. Ta ise ei andnud kunagi selget vastust. Aga kui see läbi sai, ei tundunud kasvuhoonete ja laboriaruannete kontrollitud, etteaimatav maailm enam piisav. Ta peatus, pööras ümber ja hakkas mägironimiseks treenima. Ja sellest hetkest tegi ta veel ühe kummalise otsuse. Eluaegse veganina otsustas ta, et ükskõik milliseid kõrgusi ta ka ei saavutaks, teeb ta seda ilma loomseid tooteid tarbimata. Ta nimetas seda oma eksperimendiks. Ta kavatses teaduslikult oma enda keha ja maailma raskeimatel mägedel tõestada, et taimedest piisab. Et ellu jääda ka kõige äärmuslikuma füüsilise koormuse all, mida planeet suudab pakkuda, ei ole liha vaja. Kui sa ronid, siis sa ilmselt mõistad, kui absurdne see kõlab. Kõrgmägi ronimise toitumisloogika oli aastakümneid rajatud loomsele valgule. Äärmuslikes kõrgustes põletab su keha kaloreid kiiremini, kui neid juurde saab. Ja taimed lihtsalt ei anna piisavalt kütust, et sammu pidada. Või vähemalt nii inimesed arvasid. Iga tõsine ekspeditsioon, iga kogenud teejuht, iga kõrgmäestiku füsioloog lähtus samast eeldusest. Alpinistid söövad külmkuivatatud liha, võid, loomarasva, kõike, mis tekitab soojust ja hoiab lihased töös. Kõike peale taimede. Atanas ei vaielnud nendega, ta lihtsalt ronis. Tema esimene mägi oli Kilimanjaro Tansaanias 2013 aastal siis, Elbrus Venemaal. Tema esimene Himaalaja mäetipp oli Everest ise 2014 aastal põhjaküljelt. Ta tegi seda ilma lisahapnikuta tipus, saades esimeseks teadaolevaks veganiks, kes on seisnud maa kõrgeimal tipul. Ta seisis tipus ja tuli alla tagasi. Siis läks ta tagasi Everesti juurde ja vallutas selle uuesti, seekord lõuna poolt. Siis Manaslu, Annapurna, Makalu, mille ta vallutas 94 tunniga, tehes vaid ühe ööbimise baaslaagris, purustades riikliku kiirusrekordi. 2017 aastaks sai Atanasist maailma esimene vegan, kes lõpetas 7 tipu väljakutse. Ta oli mees, kes oli missioonil, mida keegi polnud kunagi proovinud, ja ta oli õigel teel, sest 2019. aastal saavutas Atanas midagi, mis murraks isegi aastakümnete pikkuse kogemusega mägironijaid. Ta vallutas Kanchenjunga, Gasherbrum 1, Gasherbrum 2 ja Dhaulagiri, kõik ühe aasta jooksul. See tähendab 4 tippu, mis kõik on üle 26 000 jala, vaid 365 päevaga.
Enamik tippalpiniste peab ühe 26 000 jalase tipu vallutamist aastas erakordseks saavutuseks. Antonis vallutas 4 tippu Taimsel toidul. 2019. aasta lõpuks oli see Bulgaaria agronoom edukalt vallutanud 10 maailma 26 000 jalast mäetippu. Tema eesmärk oli olla esimene vegan, kes ronib kõigile 14 tippu. Ja selleks, et tõeliselt tõestada oma väidet, et veganid ei ole ebasoodsas olukorras, vajas ta oma järgmiseks väljakutseks ülimat katselaborit. Ta vajas mäege, mis ei esitaks ronijatele lihtsalt väljakutset, vaid püüaks neid ka aktiivselt tappa. Ta vajas seda üht tippu, mis hirmutas isegi kõige karastunumaid sherpasid. Ta vajas K2, sest kui Mount Everest on maailma lagi, siis K2 on lihtsalt metsik mägi. Asudes Karakorami mäestiku kaugemas südames Pakistani ja Hiina piiril on K2 kõrgus 28 251 jalga. See on vaid mõnisada jalga madalam kui Everest, kuid need 2 mäge ei saaks olla olemuslikult erinevamad. Everesti tavarajal saavad mägironijad pikki, piinarikkaid lõike lihtsalt kõndida. K2 ei paku midagi sellist. See on sagiline, metsik musta kivi ja kuulikindla sinise jääpüramiid. Seal pole ühtegi kõndimislõiku, pole kohta, kus hinge tõmmata. Statistika räägib enda eest. Rohkem inimesi on sõna otseses mõttes käinud kosmoses, kui seisnud K2 tipus. Iga 4 mägironija kohta, kes edukalt tippu jõuavad, jääb 1 igaveseks mäele. Ja see on suvel. Atanas Skatov ei plaaninud minna suvel. Ta oli registreerunud 2020 kuni 2021 talvehooajaks. 2 mäe ronimine suvel on äärmiselt raske. Talvel on see lihtsalt võimatu. Temperatuur langeb -60 kraadini Fahrenheiti järgi. Jaanuaris ja veebruaris langeb jugavool, orkaani tugevusega tuultevöö, mis tiirleb ülemises atmosfääris otse K2 peale. Tuule kiirus ületab tavaliselt 120 miili tunnis, kuid just atmosfääri rõhk muudab talvise K2 tõeliseks surmalõksuks. Kuna külm õhk on tihedam ja surub allapoole, langeb K2L talvelõhurõhk nii madalale, et teatud päevadel veebruaris saab ronija 26 000 jala kõrgusel K2L tegelikult iga hingetõmbega vähem hapnikku, kui ta muidu saaks. Saistes Mount Everesti tipul. Alpinistid olid üle 30 aasta üritanud K2 tippu talvel vallutada, kuid edutult. See oli kõrgmäestiku alpinismi viimane suur auhind. Sinu keha ei suuda sellega kohaneda. See lihtsalt hakkab surema. Veri muutub paksemaks, seedimine peatub täielikult, sest maol ei jätku toidu lagundamiseks vajalikku hapnikku. Ellujäämiseks vajab inimkeha hädasti soojust, mida toodetakse suure hulga kaloririkka toidu põletamisega. Tõsisele veganile oli -50 kraadisesse keskkonda minek, kus keha nõuab energiarikkaid loomseid rasvu, ülimalt kõrgete panustega risk. Kui Atanas Skatovi katsel oleks olnud lõppvastane, siis see oligi see. Ja 2020 aasta detsembris otsustas ta selle ette võtta. Antonis pakkis oma varustuse ja alustas kurnavat nädalapikkust teekonda mööda jäist Baltoro liustikku. Aga kui ta lõpuks jõudis K2 baaslaagrisse 17 000 jala kõrgusel, nägi ta vaatepilti, mida see mägi polnud kunagi varem näinud. Tavaliselt oli talvine ekspeditsioon K2-le üksildane ja meeleheitlik ettevõtmine, milles osales vaid käputäis karastunud alpiniste. Kuna COVID-19 pandeemia oli 2020 aasta jooksul sulgenud Nepaali ja Hiina piirid mägironijatele, oli Pakistanist saanud ainus võimalus. Sel hooajal oli baaslaager paisunud laiali valguvaks jäiseks külaks. Üle 60 mägironija oli kogunenud liustikule. Seal olid iseseisvad ekspeditsioonid, näiteks legendaarse Pakistani alpinisti Ali Satbara ja Islandi päästetöötaja Jon Snorri ekspeditsioonid. Siil oli väga organiseeritud, sõjaväeliselt distsiplineeritud Nepaali mägironijate meeskond, mida juhtis Nirmal Purja. Ja siis oli seal see suur kommertsekspeditsioon, mille korraldas Seven Summit Treks ja millega Atanas oli liitunud. See korraldaja tõi kaasa terve armee sherpasid,
kilomeetrite viisi fikseeritud kõisi ja kümneid maksvaid kliente. Kõik lootuses saada osa ajaloost. Atanas Skato vasus oma telki, korraldas oma varustust ja valmistus karmideks aklimatiseerumisringideks. Tal oli intellekt, tal oli vastupidavus ja tal oli vankumatu usk oma filosoofiasse. Kuid kui sügav talv saabus, pidid liustikul istuvad 60 alpinisti peagi teada saama, et K2 ei hooli sinu filosoofiast, sinu eluloo kirjeldusest ega sinu dieedist. 16. jaanuaril 21 tegi ilim K2 kohal midagi, mida ta talvel peaaegu kunagi ei tee. Oli vaikne. Tippu jõudes langesid tuuled alla 10 miili tunnis. See on vaiksem kui tavaline suvine pärastlõuna. Meteoroloogid, kes olid K2 jälginud aastakümneid, nimetasid seda kord põlvkonnas avanemaks võimaluseks. Alpinistidel oli üks päev, võib-olla 2, et tippu jõuda, enne kui mägi taas oma tõelise palge taastab. 10-liikmeline Nepali alpinistide meeskond, mida juhtis endine Briti eriüksuslane Nirmal Purja, oli just seda hetke oodanud. Nad liikusid kiiresti. Nad liikusid koos. Ja 16. jaanuaril kell 16.43 astusid kõik 10 neist K2 tippu, lauldes Nepali hümni 8611 meetri kõrgusel. Nad olid sellega hakkama saanud. 33 aastat ebaõnnestumisi lõppesid ühe pärastlõunaga. Ühel päeval, mil mägi unustas olla surmav. Alpimaailma jaoks oli see nagu kuu peale maandumine. Viimane suur auhind oli langenud. Atanas Skatovile, kes istus oma telgis baaslaagris, oli see midagi keerulisemat kui tähistamine. Tal oli oma nimekirjas veel 4 tippu vallutada. Üks neist oli just vallutatud, kuid see polnud põhjus koju minna. See oli põhjus veel rohkem pingutada. Nüüd oli marsruut köitega kindlustatud kuni tippu välja ja mis kõige tähtsam, võimatuse psühholoogiline barjäär oli eemaldatud. Nii et ta jäi mäele. 9. veebruariks näis see otsus olevat väga ohtlik. See kõrd põlvkonnas avanev aken, mis viis Nepali meeskonna tippu, sulgus kohe, kui nad alla tulid ja selle asemel saabus puhas Karakorami talv. Ülemisel mäel langes temperatuur taas -50 kraadini Fahrenheiti järgi ning mitmed talvetormid möllasid. Ootavad mägironijad jälgisid prognoosi teise järel, kuid neist polnud ühtegi, mida oleks saanud kasutada. Siis veebruari esimestel päevadel leidsid meteoroloogid kitsa akna, mis avanes 4. ja 5. veebruari vahel. Ekspeditsiooni ilmateadlane ütles otse, et K2 tippu jõudmise katse nii kitsas aknas oli mõõtmatult riskantne. Üks prognoos kirjeldas seda kui vaevu ellujäämist võimaldavat, isegi kui kõik eelised on sinu kasuks. Aga nendel alpinistidele, kes olid juba peaaegu 2 kuud liustikul elanud, oma säästud ära kulutanud ja näinud, kuidas nepallased napsasid ära selle pealkirja, mille nimel kõik olid tulnud, oli see viimane alles jäänud võimalus. Nii hakkasid 4. veebruari hommikul 10 alpinistid liikuma ülespoole 3. laagrini ja Antonis oli üks neist. Plaani lihtsus oli sama suur kui selle agressiivsus. Tavaliselt käib K2 tipurünnak nii. Kõigepealt ronid baaslaagrist 4. laagrisse, mis asub 25 600 jala kõrgusel. See on viimane võimalik varjualune enne ülemisi mäenõlvu. Sa magad seal, kontrollid oma varustust ja lahkud südaööl, ronides pimeduses, et jõuda tippu varasel pärastlõunal. Siis laskud kiiresti siia tagasi turvalisusesse, enne kui ilm halveneb. See on välja kujunenud tegevusplaan. Nii ronitakse K2-le. Aga selle tipu jaoks ei läinud Atanas ja ülejäänud Seven Summit Treksi grupp 4. laagrist. Halva ilma tõttu seda ei olnudki. Sinna polnud ühtegi telki püstitatud. Nii et plaan oli selle asemel otse 3. laagrist startida, lisades juba niigi rängale tipurünnakule veel 488 meetrit tõusu. 7300 meetri kõrgusel võib iga 100 meetri ronimine võtta tund aega piinarikast pingutust. Nad lisasid vabatahtlikult oma elu raskemale päevale terve igavikku. Ilmaken oli liiga lühike. Polnud aega 4. laagri rajamiseks.
See oli kas kolmas laager või mitte midagi. Kuid see, mis neid kolmandas laagris ootas, pani puuduvat neljandat laagrit tunduma nende muredest kõige väiksemana. Üle 25 mägironija saabus mõne tunni jooksul üksteise järel. Telgid, mis olid mäele nädalate eest ette viidud, olid tuule poolt ribadeks rebitud ja mäenõlvalt minema puhutud. Varjualust jätkus vaid umbes poolede saabunutest. 6 meest pidid lõpuks mahtuma 2 inimese telki. Teised pressisid end võõrastega kokku. Keegi ei suutnud korralikult pliiti tööle panna, et lund veeks sulatada. Keegi ei saanud süüa. Keegi ei saanud magada. Väljas oli temperatuur -40 kraadi Fahrenheiti järgi ja tuul aina tugevnes. Atanasise jõudis kolmandasse laagrisse hilja õhtul. Kui ta oma kurnatud keha laagrisse vedas, oli kaos juba täielik. Tema rühmal polnud üldse telki. Ta oli sunnitud surmavalt külma ilma käes väljas ööbima. Aga mis ta üle ääre lükkas, oli hapnik. Atanas ja tema Sherpa Lakpadendi olid jõudnud 24 000 jala kõrgusele, lootes, et kommertstarneahel varustab neid viimaseks tõusuks vajaliku lisahapnikuga. Aga vajaliku hapniku lihtsalt polnud seal. Atanas jäi täiesti ilma varudeta. 24 000 jala kõrgusel on hapnikust ilmajäämine liiga riskantne. Ilma selleta kaotab keha võime soojust toota. Veri muutub paksemaks, aju hakkab lämbuma. Külmakahjustus tekib kiiresti. Jäise pimeduses hakkasid lahtised ekspeditsiooni raadiosaatjad edastama surmatsooni toorest paanikat. Ma ei tunne siin üleval oma varbaid. Ma pole riideid vahetanud ja mul on külm, edastas üks meeleheitlik hääl. Miks ei ole siin üleval rohkem telke? Hüüdis teine. Massiivse kommertsekspeditsiooni infrastruktuur oli täielikult lagunenud. Sellest, mis pidi olema koordineeritud kogunemiskoht, oli saanud meeleheitlik võitlus lihtsalt öö üleelamiseks. Ja just selle õudse olukorra taustal kostis raadiosaatjast kogu ekspeditsiooni kõige jahmatavam tähelepanek. See mees saab endale surma kaela. Hääl kostis lahtisest raadiosaatest, mida sel ööl kuulas iga mäel viibiv alpinist. See oli üks alpinist kolmandas laagris, kes jälgis teist, kes oli endiselt otsustanud tippu jõuda, hoolimata sellest, et kõik tema ümber kokku varises. Keegi ei tea, kes rääkis, kuid kontekst on üheselt mõistetav. Nüüd Atanas oli tark mees. Mingil hetkel sellel jõhkral tööl hindas ta oma olukorda ja tegi omad järeldused. Väsinud mägironija K2L on kõndiv riskitegur. Väsinud veganist mägironijal ilma hapnikuta ei olnud kindlasti õnneliku lõppu oodata. Nii et ta otsustas ausalt tippu mitte rünnata. Ta laskub hommikul alla. Ta jäi öösel ellu, olles pressitud telki -40 kraadi juures, vaevu hüdreeritud ja vaevu puhanud. Aga mägi polnud temaga veel lõpetanud. Üleelamine kolmandas laagris tähendas vaid seda, et nüüd pidi ta ellu jääma ka laskumisel. Ka kaksl on laskumine ajalooliselt see koht, kus mägi nõuab oma lõivu. Üles minnes kannustab sind adrenaliin ja ambitsioon. Alla tulles oled täiesti tühi, glükogeen on otsas. Lihased on näljas. Otsused, mis olid üles minnes selged, muutuvad alla tulles häguseks ja gravitatsioon, millega sa päevi võitlesid, saab halastamatuks vaenlaseks. Oli 5. veebruari hommik, umbes kell 10. Atanas Skatov ja Lakpadendi alustasid oma tagasitõmbumist surmatsoonist. Kolmandast laagrist allasaamiseks pidid nad läbima Musta püramiidi. See on kurikuulsalt järsk, peaaegu vertikaalne lõik ülikõvast jääst ja kivist umbes 6400 meetri kõrgusel. See mäeosa on varustatud fikseeritud köitega, kuid kõik õied ei ole ühesugused. Aastate jooksul on 10 ekspeditsioonid jätnud oma köied maha. Mõned olid täiesti uued, paigaldatud Nepaali meeskonna poolt vaid paar nädalat varem. Teised olid vanad mädanenud jäänused, mis võisid sinu raskuse all hoiatamata katki minna. Vale valimine on nagu narmendava köie haaramine kalju seinal. Sa saad teada, et see oli vale alles teel alla.
Nende köite abil ohutult laskumiseks kasutab ronija korraga 2 süsteemi. Esimene neist on laskumiseks mõeldud hõõrdepidur. Mõtle sellest kui käsipidurist. Köis aetakse sellest seadmest läbi ja see määrab, kui kiiresti sa alla libised. Teine on turvatross, lühike rihm, mis kinnitatakse sinu rakmete küljest otse köie külge. See on sinu turvavöö. Kui käsipidur alt veab, hoiab turvavöö sind kinni. Koos on need ainsad asjad sinu ja all oleva mäe vahel. Aga siin on probleem. Koied ei ole üks pidev joon. Need on iga paari tosina jala tagant mäekülje külge poltidega kinnitatud. Iga sellise poldi juures pead sa tegema vahetuse. Lahti haakima ülemise köie küljest ja uuesti kinnitama alumise köie külge. Kõigepealt käsipidur, siis turvavöö. Ja on üks reegel, mida ei tohi kunagi rikkuda. Kinnita turvavöö alumise köie külge enne, kui lased lahti millestki ülalpool. Sest vaid mõneks sekundiks selle vahetuse ajal, kui sa järjekorra valesti ajad, ei hoia sa millestki kinni. Atanas Skatov teadis seda väga hästi. Ta oli seda vahetust teinud 100 kordi Anna Purnal ja Joe Ojul. Ta tundis neid köisi nii, nagu kirurg tunneb skalpelli. Umbes kell 10:30 hommikul alustasid tema ja Lokpa laskumist. Vahetult allpool 3. laagrit peatus Sherpa Lokpa köitel, võttis välja oma kaamera, et laskumist dokumenteerida, jäädvustades oma kliendist kõrglahutusega kaadreid. Selles videos nägi Atanas Skatov füüsiliselt tugev välja. Tal oli olukord kontrolli all. Ta oli edukalt kinnitanud oma ATC laskumisseadme fikseeritud köie külge ja valmistus aktiivselt järskudelt köitelt alla laskuma. Väliseid paanika, komistamise ega peatse kokkuvarisemise märke polnud. Soovides jäädvustada ümbrust, pööras Lokpa oma kaamera Atanasest eemale, et filmida nende all laiuvaid Karakorami mägede avaraid ja kauneid vaateid. Kui Lokpa pööras kaamera vaid mõni sekund hiljem tagasi, oli Atanas Skatov kadunud. Ühel hetkel oli Atanas veel seal. Järgmisel hetkel oli ta kadunud. Väike kõrvalepõige. Iga kuu on üks lugu, mis ei jõua kunagi YouTube'i. See on olemas, kui sa seda tahad. Patreoni link on allpool. Nii, kus me jäimegi? Nende all mustal püramiidil laskus ettevaatlikult Kanada filmitegija nimega Elias Saikali koos oma Sherpa giidi Pasang Purba Sherpaga. Elia ei olnud juhuslik pealtvaataja. Ta oli auhinnatud kõrgmägede dokumentaalfilmide tegija, kes oli aastaid jäädvustanud mägironijaid maailma kõige ohtlikumatel mägedel. Ta oli tulnud K2-le spetsiaalselt selleks, et filmida Pakistani legendi Ali Satpara ja Islandi mägironija Jon Snorri talvist ekspeditsiooni. Eelmisel õhtul oli tema enda tiputõusmise katse järsult peatatud, kui 6 hapnikuballooni, mille eest oli maksnud ja 3. laagri juurde ette paigutanud, olid jäljetult kadunud. Ilma nendeta oleks ülespoole liikumine olnud surmaotsus. Nii ta koos Passangiga taandus veidi mäest alla, püstitas telgi ja veetis selle ränga öö, kuulates enda kohal avatud raadiosagedusel toimuvat kaost. Nüüd laskusid nad alla, liikudes ülimalt ettevaatlikult, kinnitudes korraga mitme köie külge, sest Musta püramiidi vanade ja uute köite sasipundar muutis iga üksiku köie usaldamise loteriiks. Nad olid laskumise keskel, kui miski katkestas nende kohal valitsenud vaikuse. Ei mingit hoiatust, ei mingit heli, ei karjet. Ainult helepunases sulejopes keha, mis lendas talle üle pea. Keha möödus Pasangachi pealuu lähedalt vaid mõne tolli kauguselt. Siis lendas see otse üle Saikali, kes suutis vaid halvatud õuduses vaadata, kuidas Atanas Skatov veeres ja pöördus pea alaspidi, põrkudes jõhkralt vastu halastamatuid, kuulid kõvasid jäiseid nõlvu. Atanas kukkus sügavale Musta püramiidi lõiku ja inimese keha kiirus, kui see langeb järsult alla kõvale jääle, on laastav. Kukkumise käigus rebisid jää korduvad löögid Atanase sulejopest täiesti välja, nii et tema erepunane jakk jäi mäenõlvale lumme kinni. Samal ajal, kui tema keha libises edasi peaaegu 1800 meetrit kuni täiustatud baaslaagrini välja. Ja sellega oligi kõik läbi. Päästeoperatsioonid algasid kohe.
juba samal pärastlõunal kell 3 lendas Pakistani sõjaväe helikopter kuni 18 000 jala kõrgusele lähedale baaslaagrile. Maapealne meeskond, kuhu kuulus ka ekspeditsioonijuht Chang Dava Sherpa, jõudis õnnetuspaika, kuid kahjuks oli juba liiga hilja. Atanas suri kohe kokkupõrkel. Nad kinnitasid tema säilmed, tõstsid ta õhusõidukisse ja ta viidi Skardu linna. Punane sulekombinesoon jäi mäele. Loomulik esimene oletus, kui alpinist kukub fikseeritud köitel, on katastroofiline varustuse rike. Esialgsed kuulujutud levisid kiiresti. Varased teated väitsid, et fikseeritud köis oli katki läinud. Kuid see teooria lükati kiiresti ümber, sest ekspeditsiooni juht Chang Dava Sherpa kinnitas hiljem, et kõik köied olid terved ja et mõned vead pidid tulema Atanaselt. Kuid kõige rängem tunnistus tuli mehelt, kes oli olnud otse tema kõrval. Lokpa Dendi oli just filminud Atanast. Ta oli näinud, kuidas ta end köide kinnitas. Ja mis veelgi olulisem, Lokpa pidi kohe pärast Atanasse kukkumist laskuma täpselt sama musta püramiidi lõigu. Kui Lokpa hiljem varustuse kohta küsiti, andis ta lihtsa ja hävitava vastuse. Köit ei lõigatud läbi. Ma tulin alla mööda sama köit. Ta ütles, et tegi vigu, kui vahetas julgestust. Ekspertide kohtumeditsiiniline üksmeel on oma lihtsuses karm. Koiega ei juhtunud midagi. Atanas Skatov tegi köite vahetamisel saatusliku vea. See tõstatab küsimuse. Kuidas saab väga intelligentne, metoodiline teadlane, kellel on doktorikraad, lihtsalt end mäe küljest lahti haakida? Vastus ei ole rumalus, see ei ole hooletus, see on midagi palju häirivamat. Mõtle viimasele korrale, kui oli tõeliselt läbi ja lõhki väsinud. Mitte lihtsalt väsinud, vaid nii kurnatud, et astusid tuppa ja unustasid, miks sa sinna läksid. Või lugesid sama lauset 4 korda ja ikka ei suutnud seda omaks võtta. See on sinu aju 20% peal. Nüüd võta see aju ja pane see välja -40 kraadi Fahrenheiti pakase kätte. Ilma telgita, ilma uneta, ilma veeta terveks ööks. 24 000 jala kõrgusel, kus iga hingetõmme annab vaid murdosa vajalikust hapnikust, pead sa mõtlema selgelt. See oli see aju, millega Atanas Skatov töötas 5. veebruari hommikul. Ja kui oled äärmuslikel kõrgustel väsinud, on see aju osa, mis vastutab järjestuse ja meeldejätmise eest. Et samm A peab tulema enne sammu B, esimene, mis lakkab korralikult töötamast. See sama mehhanism, mis muudab turvavöö kinnitamise merepinnal lihtsaks ja pingutusteta, lakkab lihtsalt töötamast. Atanas Skatov ei unustanud, kuidas köit kinnitada. Ta unustas üheks hetkeks, kumb kinnitus tuli esimesena. Lamedal teel ei maksa see sulle midagi. 2 mustal püramiidil veebruaris pärast ööd, mille ta oli just üle elanud, maksis see talle kõik. Bulgaaria peaminister Boiko Borisov pöördus rahva poole, kui uudis avalikuks tuli. Mägi on võtnud veel ühe meie suure alpinisti. Atanas Skatov oli vapper mees, kellel oli eesmärk. Tal oli kodus Bulgaarias 12-aastane poeg nimega Vassil ja 4 tippu veel nimekirjas, mida ta oli 10 aastat koostanud, kuid mida ta enam kunagi ei näe. Atanas võttis oma turvaköie korraks lahti, tehes ühe tavalise vea, mis maksis talle elu. Sellest piisas mehele, kes oli seisnud 10 maailma kõrgeimal mäel. Aga kui sa arvad, et laskumisel pärast õige otsuse tegemist surra on kõige karmim viis, kuidas see mägi inimestelt elu võtab, siis oota, kuni näed, mis juhtub nendega, kellel polnudki võimalust valida. See järgmine video šokeerib sind.